Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudija on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 32 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Kas tuumaenergia ikka edastab tuuleenergiat? Kas Euroopas on kõige kallim elekter Eestis või Saksamaal? Kas päikesepatareide tootmise hullus hakkab Hiinas lõppema? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust, nagu alati soovin. Ja vaadake neid pilte, mis mul on ühel pool ja teisel. Üks on Mendelejevi oma, näete, üleval on aine ehk energia, teine on jõud, mass ja vaim ehk mõistus. Ja Jaan Järviku oma on, näete, ürgisa peab olema ürgema ja siis on lahv, on see looduse aine. Ja ERR, me ei ole mitte raadio, vaid on eeter. See ongi just Jumal või looja, mis hoiab maailma koos. Ja katsume nüüd tulla, ega meil need asjad on kõik, loodus on ise taastuv, aga siin peame ka saama selle ise taastuva olukorra kätte, just see on see mõistislik pool. Et ikka, kui keegi tahab tulla sulle tuppa ja hunniku lasta, ärme lase teda ikka tuppa, ärme ole nii tolerandid ja nii edasi, on võimalik vaikselt minna. Ja põhiline, et kui me tahame siin jääda, siis peame ikka olema koostöös, sest praegult on ka niimoodi, on infot jookseb, et kes siin Peterburi eestlased saavad, Krimmi eestlased saavad ilusti rahvariiete tikanditega hakkama ja käivad koos. Oli uudis, et 5-aastane käis ja teine oli siis seal 80-aastane kõige vanem. Nii et me peame saavutama sellise olukorra, et see koos oleks. Nii. Ja paneme siis esimese punkti nagu käima. Slaidina. Ja siin oligi küsimus siis, kas tuumaenergia ikka edastab tuuleenergiat. No vaadake, on väga lihtne, näete, mis toimub. RWE, see on Saksa energiagigant, tuulegigant, lahkub Prantsusmaalt. Näete, prantslased ei taha enam. Aga meie tahame siin, olgu ta sakslane või prantslane oma tuule ja tuulikute ja päikesepatareidega. Nii et mõtelge, ärme kiirusta, me oleme ju kogu aeg ellu jäänud sellest, et nimetatakse, et me oleme kuidagi aeglased poisid, et soomlane pidi natukene aeglasem olema oma mõtte ja liigutustega. Miks me jookseme praegu sellise hooga sinnapoole, sest saame selle kopika tasku küll, ega siis see raha trükkimine pooleli ei jää siin ajal. Siis ta jääb pooleli, kui seotakse uuesti kullaga. Sest lugesin ühte artiklit, et üks mees, vana pankur seal Euroopast ütles, et ta 40 aastat töötas pangas, aga raha ta ei näinud seal. Öeldi küll, et suur pank ja raha kui palju, aga ei olnud. Need on kõik numbrid ja nii edasi. Ja võtame siis lahti need, kas nüüd on tuuleenergiat ja tuumaenergiat vaja, need. Prantsusmaa vist ütleb, et ta ei taha tuult, kuigi tal on ilusad tuulised ilmiga. Tuuleenergia pole Prantsusmaal ilmselt kasumlik. Saksa energiagigant RWE taandub potentsiaalsetest avamere tuuleprojektidest Grand Nationist. Pariis ei taha
ilmselt maksta nii palju toetusi, kui ettevõtte sooviks. Näed, siin ütleb, et ei taha maksta. Aga meil oli süüdlane ka siin energias, kirjutas, et elektrihinnad on süüdi meil, et Eesti Energial kasum oli väike, nii et elektrihinnad peaks vangi panema või no vot. Isegi tohutute toetuste, poliitilise suuniste ja pideva meediapropaganda abil ei ole tuuleenergia, tuumaenergia võrreldes lihtsalt konkurentsivõimeline. Prantsusmaa on parim näide ja iroonilisel kombel on tegemist Saksa energiagigandi lahkumisega. Vaadake, RWE lahkub, kui ta lahkub, ega tal seda pikka pidu ka ei ole, insenerid lähevad laiali ja siin oli ju ka Hollandi ja mis tuuleenergia koondamistest eelpool saadetes juttu, nii et asi laheneb kuidagi kogu aeg niimoodi. Ja Prantsuse avamere tuuleenergia ärist mitte sellepärast, et nad oleks järsku huvi kaotanud, vaid sellepärast, et äri lihtsalt ei ole kasumlik. Raha ei tule enam. Kuigi Pariisi juhtkond võib samuti rohelise ülemineku üle kurta, jääb energiavarustus tuumaenergia nurgakivi samaks. See ongi just selline oluline erinevus. Seal võrreldakse hindu, et seal on tehnokraadid, et hind oleks odavam ja saaks sooja ka. Et ma lähen poodi, ostan saia ära, saan ikka saia, jääb leiva jaoks ka üle, muidu võin ka osta ainult leiva. Tootmisusaldusväärsust ja varustusolukorda. Ja ei näe imet, tuuleenergia kukkus läbi. RWE nõudis paremaid tingimusi, kõrgemaid ostuhinnad, selged garantiid, kuid prantslased ei olnud nõus avamere energia hinda kunstlikult tõstma. Seega ettevõtte loobus. RWE lahkumine on seega enam kui lihtsalt ettevõtte otsus, see symboliseerib Euroopa energiapöörde põhimõttelist nõrkust. Ilma püsivata valitsuse toetuste ja poliitiliste eelistuseta pole tuuleenergia lihtsalt elujõuline. Iga Prantsusmaal töötava reaktoriga väheneb vajadus tegeleda ebaefektiivsete ja ilmastikust sõltuvate rootoritega. See on tööstusharu ise. On seda langust juba pikka aega kartnud. Ilmnes juba RWE juhi Pierre Dysoni hoiatusest. Ta kurtis, et avamere tuuleenergia moratoorium oleks sotsiaalne katastroof. Teisisõnu, ilma pideva projektide pakkumise ja ennekõike toetusteta variseb kogu tuuleenergia ärimudel kokku. Näete, pealik juba ütleb ise, et kui ei ole riiklikku toetust, kui ei anta raha selle jaoks, sest ta pärast ei tooda sisse. Varem oli ju lihtne tehti arvutus ära majal ja siis tuli ette, oli temal see amortisatsiooni aeg ka juurde ja siis sai maha kanda. Aga praegu näete, kui see tuulik valmis, ta ei tooda, on vaja teda kohe rahastada, mitte amortisatsiooni, vaid seisaku ees. Nii, läheme siis edasi, mida siin ütlevad ilusti. Ja näed, järgmine küsimus oli nüüd siin, et kas Euroopas on kõige kallim elekter, Eestis või Saksamaal? Mis te ise arvate, kui me siin natukene vestleme teemal praegu, kui Saksamaa on tuuleenergia ja istub ainult päikesepaneelide otsas ja tal on vaja, nagu eelmine saade oli, 71 gaasielektrijaama veel ehitada. Et vaatame, võtame siin siis kõik numbrid ette jälle. Kusagil mujal ei maksa eramajapidamised elektri eest nii palju kui Saksamaal. Kuigi isegi kõrge hinnaga Šveits on odavam, peavad Saksa tarbijad maksma rekordilisi hindu. Ja seda on nad teinud aastaid. Pilk põhjustele, toetustele, miljarditesse ulatuvuste varjatud kuludele ja föderaalse auditiameti hoiatustele paljastab kibeda tõe. Rohepunane, näete siin ütleb ilusti, ja ökosotsialistlik energia üleminek
on ja saab ka edaspidi kõigile kättesaamatuks. Ja Guido Grant kommenteerib, kusagil Euroopas ei maksa eramajapidamised elektri eest nii palju kui Saksamaa. Seda kinnitab sõltumatu leibkondade energia hinnaindeks, mis uurib regulaarselt keskmisi lõpptarbijate hindu 33 Euroopa pealinnas. Ja seega oli keskmine hind selles riigis, vaadake kui väike ta on siin, või suur. 2025. aastal augustis oli 41,19 senti kilovatt-tunni eest maksate. See on pool eurot. Saate, kui kulutate ja siis näete ise, kas te tarbite seda ja on nagu kuuldused, et ainult hoitakse külmkapp sees. Inimesed elavad ja proovivad kuidagi laadida oma mobiiltelefoni ja nii edasi, nii edasi. Selge tippväärtus, see tähendab, et Saksa tarbijad pidid oma taskutes veel sügavamale kaevama, kuid nende naabrid Šveitsis, kes olid teisel kohal hinnaga 36,44 senti. Ja mäletate kilovati hinnad, mis meil olid siin 5 rääkisime kogu aeg, aga nendel näete on kogu aeg 1-0 juures. Nii, ja nüüd vaatame siis nende hinnanguid ja vaatame, järgmine on elektrihinnad linnade kaupa, see peaks huvitama teid. Näete, siin on nad kõik olemas. Berliin on esimesel kohal, näete, siin saate ise jälgida neid asju. Läks üle, mis siin siis meil näitab. Bern, Šveits, Brüssel, Rooma, Viin, Luksemburg, Pariis, Lissabon. Näete, Tallinn on ka Eestis, siin oli, näete, ta on ka keskmine võetud siin börsihinnad, ma ei tea, kus see on, aga need andmed on otse sealt. See report 24. Näete, Helsingis on 19 ka, et ei ole ja jõuame huvitavat lugu, näete Ungari, kus tuumajaam töötab, on 10 senti, Belgrad 11, Oslas 12 senti keskmine, aga näed, Kiiev, Ukraina on 9 senti. Nii et seal voolu küll, aga nagu praegu räägivad uudised, ole seal voolu sugugi. Need on nüüd andmed, mida võite vaadata, aga ta on just sellesama, see peatlen korraks tagasi, siit näete report 24 news, 1. oktoobri uudis on see. Nii, ja siis, mis siis edasi ütleb, et Saksamaa on elektrihindade püsiv liider. Saksamaa hoidis kurikuulsat Euroopa kallima elektririigi tiitlit juba ammu enne 25. aasta augustit. Saksamaa rekordhindade põhjused on keerulised, meil on sama keerulised praegu. Lisaks tegelikele hankekuludele lisanduvad arvukad maksud, elektrimaks on neil eraldi veel, käibemaks, lisatasud ja tollimaksud. Vaata toll ka meil, kui praegult hakkame siin möllama natukene, soomlane võib ju tollimaksu peale panna. Sest siin uudised, mis olid, et 50-aastane gaasiostumüügileping lõpetati Venemaaga ära, nii et tal on ka tekivad raskused, ta peab siis sealt Norraga kuidagi hakkama saama. Ja kas tal jääb siis ütleme kaablisse midagi anda siia Eesti poole peal, nii et kui tahate, saate mingi tollimaksuga või muu maksuga. Ma arvan, et meie pool Soomele tuumajaamadega riigile, Olkiluoto ja Loviisa omadele vastu ei saa, ei anna. Eriti olulised on näete võrgutasud, mida kogutakse elektrivõrkude hoolduse ja laiendamise ja rahastamiseks. No meil on ka tulevad võrgutasud ka juurde siin. Proua Rosimannus Euroopast ütles, et on vaja 2 korda rohkem raha seal saada ja võrgud on 40 aastat vanad ehk roostes, nii et tuleb ju uued ehitada ja veel nutikamaks teha. Võt oli see
Pinge 2025 konverents, võite seda ka vaadata eespoolt ERR-ist, leiate üles. See on ja tuhandeid miljardeid ainuüksi võrgu laiendamiseks on vaja, näed. Saksamaa tööstus- ja kaubanduskoja hiljutise uuringu kohaselt läheb see ainuüksi järgmise 24 aasta jooksul maksma 1,2 triljonit eurot. Kõva lugu. Kuid see on ainult osa võrrandist rohelise ja ökosotsialistliku energia ülemineku kogukulude liitumis. Ulatuv kogus on 5,4 triljoni eurone. Ilma toetusteta oleksid elektrihinnad veelgi kõrgemad. Ja EG konto rahastab taastuvenergiajaamade käijate soodustariif. Ainuüksi eelmisel aastal voolas föderaleelarves sellesse fondi 18,5 miljardit eurot. Näete, seal Saksamaal praegu raha veel on, aga kui tööstus ära läheb, suured autotööstus, mäletate, siis on väga keemiatööstus kõrgelt, Domestos ja kõik need tualetid, mis on parfumeeria, keemia, need on kõik Saksast olnud. Nii, ja CO2 hind täiendava kulutegurina, no vot see on just selline huvitav asi. Minu käest on ka küsitud, miks on, aga see on ju täielikult nagu Jumala käest ostetud hind, sest seda meie ei saa muuta, me võime siin teha mida taha, et CO2 on loodusele kasulik, aga mõni on Jumalast kõvem või loojast, et loodusest paneb selle eest ka hinna. Hapniku hind on muideks puudu veel, see ka kui panna, siis oleme kohal. Eksperdid hoiatavad eriti arengute eest alates 2027. aastast. Sellest ajast alates ei määra CO2 hinda enam valitsus, vaadake, vaid turg. Ja nüüd katsuge mulle tehnokraadile ära seletada, ma ei ole majandusmees, mis asi see turg on. Ma tean, turg oli, Kadaka turg oli 90ndatel aastatel oli ja seal olid katusepanijad ja sai seal Kadaka turult kõiki Soome nänni ja purukummi ja seal oli tõesti turg määras hinna, kui need katusepanijad tulid ja ütlesid, et sa pead siit meilt võtma selle katuse või telki või seda müügikohta ei ole, põletavad maha ja ma ei tea, kas siin nad ka nii järsuks lähevad, et see turg määrab selle hinna. See on minu tehnokraadi mõtlemine, selline imelik, sest ma ei saa ka sellisest aru, et räägitakse siin Putini meelsusest ja Xi Jinpingi meelsus ja Trumpi meelsusest. Ma ei saa aru, iga mees on oma 5 meeleelundiga tegeleb ja armastab erinevaid naisi või ei armasta üldse, see on iga mehe enda teha, aga nüüd meelsuse järgi grupeerida ma ei oska. Käib mul üle jõu ja ma ei oska. Ja näete, vaid turg määrab nüüd hinnad 27. järgmine aasta veel saame ka valitsuse järgi, aga see, ma räägin, on praegu Saksamaa oma, aga see Saksa värk võib turule minna, ega Saksa turult me CO2 ikka ei osta ja hapniku, me peame siin Eestis selle hapniku saama, ma teen õhuakna lahti, siis saan muidu toru panna sealt Saksamaalt tulema või ma ei tea. Millel on ettearvamatud tagajärjed. Eksperdid eeldavad, et see hind võib tulevikus praegusest mitu korda tõusta. Vaata, kui lihtsalt ütleb. Mina ütlen, et 10 korda, kui paneme kohe tõusule numbri juurde, on asi tehtud. Nii, ja jõudsime 3. küsimuse juurde ilusti siin. Mis siin oli? Aha, see oli nüüd sellest, et kas Peking päikesepatareide paneelide tootmise hulluba hakkab Hiinas lõppema. Vot seda tasub nüüd vaadata ja kuulata, sest sealt tulevad kõik need paneelid, patareid, sokid, saapad, autod, tagavaraosad, kogu see liitiumi ja muude materjalide ja tehnovõrkude inverteri ja siin oli üle-eelmises või ei, eelmises saates oli juttu ka sellest, et
et vastus oli, et millised need kauglugemismõõtjad tulevad, et nendega saab välja lülitada, aga hiinlane saab ka sealtpoolt välja lülitada, kui ta oma Beidou, mitte GPS-i ühenduse teeb, et ta saab ka satelliidi pealt välja lülitada mingid vooluvõrgud ja suhelda sinuga, kui tahab suuremate veelkidega. Nii et pealkiri on, näete, fotogalvaaniline hullus, miks Peking nüüd hädapidurit tõmbab. Hiina päikeseenergia buum on lõppenud. Saite ka teada? Ma ei usu, et see Jinping nüüd Trumpi kuulas. Nad on suured mehed, nad kätlevad ja mõtlevad nagu oma peaga või kuidas. Praeguseks näib see kõige tsentraalsema plaani majandusekspert olevat aru saanud, et päikeseenergia võimsuse liigne laiendamine on tehniliselt hullumeelne. Selle asemel loodab Peking taas üha enam usaldusväärsetele ja tavaväärsetele elektrijaamadele. Nüüd lihtne läheb tagasi. Meil oli ka, mäletate, siin oli jutt, oli ka, et lõhkuge need kodused ahjud välja oma majades, kellel veel on antiraha, et panevad mingi kaablikütte või laekütte, oli kõigepealt, mäletan, 30 aastat ja see oli õudne, kui laest tuleb sul see soojus vasta pealage, pealael ei ole seda lihaskattet, istud mütsiga, jalad on sul laua all, jalad külmetavad, õlad põlevad ülevalt see kiirgus ja nii infrakiirgus, et see lõpetati ära, et jalad peavad soojas olema, siis põrandakütte jääti. Muidu oli see variant oli ka, et seinad ja kõik paneravad, täielikult istud elektriahjus. Nii, aga õnneks see läks ära, see hullus ja lollus. Aga ärimehed muutsid ringi ja läks. Näete, ükski teine riik pole viimastel aastatel ehitanud rohkem päikesepaneeli kui Hiina. Terved maastikud on kaetud päikesepaneelidega, terved provintsid on muudetud päikeseenergiatehasteks. Aga nüüd üllatus, hiinlased räägivad endast, aga arvestage, siin peaks vist Hiina asju ka olema. Teatab isegi Hiina Rahvavabariik, aitab küll. Päikeseenergia hullus on viinud elektrivõrgud ammenduma ning ülejäävat elektrit piiratakse või visatakse isegi täielikult minema. Näete, nad ei hakka kellegile numbreid peale panema, et on vaja välja lülitada või midagi, teevad lülitamise ise tasuta ära, nii et tarbija ei kannata selle all, selle lolluse all. Nii et Hiina Konfutsius või Lao Tzu või Sun Tzu, kes need olid need suured filosoofid, need on ikka au sees, et kui on jama, siis ära ikka valeta ja ära tõssa. Ja näete, on minema ja samal ajal kui Euroopa naudib endiselt päikeseenergia hoogu, tõmbab Peking hädapidurit. Sotsialistlik plaanimajandus on ka siin oma piire ületamas. Ühelt poolt teatas Hiina ainuüksi 24. aastal rekordilisest päikeseenergia kasvust. Näete, kui suur number on. Siin oli Euroopas oli mingi 20 ja sedasi on, et 277 gigavatti. Rohkem kui kogu Euroopa Liit on kunagi saavutanud. Teisest küljest tulevad terveid päikeseparke nüüd isegi ereda päikesepaiste ajal välja lülitada. Need ma siin ees palju mainisin, nad lülitavad välja, aga ei koori rahvast, sest elektrit ei saa edastada. Liinid on ülekoormatud, salvestussüsteemid puuduvad ja jaotus on funktsionaalne, nüüd segaduses. Kõigist kohtadest kogeb just Hiina, mis armastab hiigaslike taristuprojektidega kiideda, nüüd oma taastuv energia piire. Näete, ütleb ära, et aitab küll poisid, lähme jõuluks koju, oli filmis ka ju. Ja näete, kogu selle asja hullumeelsus on ilmselt kaugetes piirkondades nagu Xinjiang või Tiibet.
seal ehitatakse tohutuid päikeseelektrivälju samal ajal kui nõudlus nende piirkondades on väike. Elektrit tuleks transportida tuhandete kilomeetrite kaugusele Ida-Hiinasse, aga elektrivõrgud pole selleks loodud. Tulemuseks on piiramine. Mõnel juhul on kadu isegi 30%. Näete, kui kaugelt tuleb, siis see kaabli takistus võtab energia särtsu O maha 30%. Ja näete, millest nad teevad nüüd. Tagasi tavapäraste elektrijaamade juurde. Hiina valitsus on nüüd aru saanud, et päikeseenergia ümber käiv hüppe on täiesti kontrolli alt väljunud. Toetusi vähendatakse, projekti kiidetakse heaks ainult siis, kui neid saab tegelikult võrku integreerida ehk lülitada. Kui on, aga eelmistes saadetes, kui nägite, on käsud pea päikesepaneelid Austrias ja Saksamaal katussel. Aga tuleb välja, et need juhtmed, mis lähevad võrku tagasi, on niivõrd peenikesed, et ühelt poolt saab ainult tulla. Et sinna ei mahu sisse, aga näed, siin hiinlane ütleb, et kui on võimalik ja saab tagasi panna, et mahub sisse, siis saab. Samal ajal kasvab surve tootjatele. Ka päikesemoodulite tootmisvõimsused on plahvatuslikult kasvamad. Need saab kõigile müüa, tuleb Euroopasse kohin, aga kui algas see rohepööre, siis hiinlased olid pikali, nad ei olnud veel nende asjadega tegutsema hakanud, aga kui nad on pisikesed ja hästi aktiivsed, nad said ruttu. Ja nad ei otsinud, nagu ülikool otsib 1,6 miljoniga meil tudengeid taga, kes elektriga tegeleks. Nii, toetusi ja ainult kui on saab, oli ju kasvanud, mis rikub turgu. Dumpingu hinnad, armetu konkurents, ettevõtete pankrotid, see on väidetava rohelise eduloo varjuga. Nüüd seal lähevad ka pankrotti, see on ka imelik asi, Nõukogude süsteemis ei läinud ükski ettevõtte pankrotti, pandi lihtsalt kinni ja muudeti nimi, aga näete siin läheb, ta on nagu välja arenenud juba teinena. Ja lahendus. Peking naaseb nüüd tasakaalustama energiapoliitika juurde. See tähendab, et kivisüsi, maagaas, hüdroenergia ja tuumaenergia moodustavad elektrivõrgu selgroo. Hiina näide illustreerib veelgi, et isegi kommunistlik süsteem on oma riiklike ressurssidega ei ole võimeline sellist energiatootmise nihet juhtima. Kuidas peaks siis lääs saavutama selle utoopilise energiapöörde, kui see on juba viib ülikõrgete elektrihindade, kasvava varustuskindluse, puudumise ja toetustest sõltuva zombimajanduseni. Vaadaku, kui hea ütlus oli siin nüüd, et on olemas zombimajandus ka selles asjas juures. Ja tuleme suurele pildile, näete, väga hea selline põhjendus jälle, et on ka trombipoolne olemas mõttemallid. Toodame neid, paneme kinni ja võin teile öelda väga lihtsa, näete need 3 asja, mateeria, energia, vaim. Sest mis oled maa peal teinud, plastmasspudeli või metalli asja, selle saab uuesti taastada tagurpidi protsessiga. Ta ei ole, ütleme nii, ohtlik jäätmeks, ta jääb, aga ohtliku keskkonnas tehakse nad ka kõik ringi. On olemas eraldi kabiinid ja on võimalik kõik need asjad tagurpidi uuesti teha. Aga kui ei ole esimest otsa ka olemas koolis, et keemia ja füüsika on mingi protsessi läbinud, ei tohi lastele õpetada, siis ei ole mõtet rääkida, saab ainult neid hirmutada, et need on taastamatud ja mõttetud asjad, et ei saa tagasi teha. Nii et, mis sa arvad sellest Hiina ja muud asjadest? Aitäh sulle, Andres. No, rohepööre on minu jaoks on kliimakommunism ja kõige pullim on see, et ta ei ole ju jätkusuutlik, et sa pead talle peale maksma
ja samamoodi nagu NSV Liidugagi oli, et NSV Liidu ülalpidamiseks pidi ka ju Nõukogude Liidule kogu aeg või sellele kommunismile peale maksma. Venemaal oli lahendus see, et või Nõukogude Liidul oli lahendus see, et trükiti kogu aeg rublasi juurde, aga see tõi rublade devalveerumise. Ehk siis oli Nõukogude Liidu lagunemine oli vältimatu. Täpselt on selle kliimakommunismiga on täpselt sama teema, see on vältimatu, ta lihtsalt laguneb ja nii ta läheb. Aga siin oli uudis, oli Margus Tsahkna käis ka Hiina presidenti usutlemas, et ja näpuga vibutamas, et oi-oi-oi, et Hiina peab oma poliitilist suunda muutma. Et no minu jaoks on see nagu huumorirubriik, et ma ei kujuta ette, mis nende juhtide peas nüüd toimub, et kui nad suunavad 5% Eesti Vabariigi riigieelarvest siis relvatööstusesse, et see on umbes niimoodi, et kirp paneb omale raudhambad suhu ja läheb siis elevanti korrale kutsuma. Aga nii ta paraku on meil. Siinkohal lähme siis küsimustega edasi. Kas roheline energia on must või valge tõde? Kas Euroopas saabuv külm sügis tõstab ka elektri hindu? Miks ikka 120 gigavatti tuule- ja päikeseenergiat ei asenda baaselektrit? Palun, Andres. Hakkame siis uuesti jälle mõistust lammutama või kellele ei lammuta ja proovime nendele kohe vastust hakata panema. Võtame slaidid lahti, on lihtsam, sest siin oligi nagu eelmine, sina ütlesid siin, et see on selline kole värk Nõukogude värgiga, et rubla laguneb ära, aga see euro on ju sama minekul. Kui seda toetada juttu, siis ma võin öelda, et minu kuupalk Nõukogude ajal inseneri kuupalk oli 1 euro ainult. Sest see võeti ära, kui me läksime, oli 10 krooni, seda Eesti krooni ja 150 rubla sain palka ja sellega sai siis olla. Aga kui ta hakkas lahti minema, siis oli sahinaga ära ja oli igavese suunnikutega neid. Nii. Ma tahaks veel vahel öelda, et minu meelest see rohe- või kliimakommunism on tegelikult veel hullem kommunism, kui see Nõukogude Liidu teema oli. Sellepärast, et Nõukogude Liitu maksustati ja hoiti üleval, siis vähemalt inimesed elasid ju hästi, on ju. Aga kliimakommunismiga on kõigil väga sitt olla. Ja see ongi, see vahe oli sellepärast, kui oli sul see palk ära, elasid ära ja 2 korda said ju palka. Üks oli avansipäev 2 nädala tagant ja palgapäev ja teadsid ära, et see väike üür, elekter, kõik oli ühes numbris. See oli konstantne, nii nagu aeg, mina räägin, on konstant. Ja vot siis on ja konstant on ju teine ka, kui palju sa ise sööd ja palju sa liigud ja käid ja pidu ja värk ja inimesed olid sõbralikud. Aga kui tekiti see isendi tunne, et ma olen egoist, see ego on põhiline, et ma olen parem ja ilusam ja mul on pikem see asi ja mul on teine auto ja nii edasi, see lõhub kohe. Nii, aga lähme siis asja rohelise juurde, slaidide juurde. Nii, ja siit me näeme siis pealkiri, mis oli siis. Roheline energia, must tõde. No siin juba eespool rääkisime. Must tõde on ikka lihtsalt öeldes vale. Valge tõde, see on siis niimoodi, sellega antakse alla, kui on sõjaolukord, tõmmatakse valge lipp mõõga otsa või püssi otsa ja enam ei lasta ja käed üles ja on asi lahendatud. Kõik. Aga näete, mis ütleb, tuuleenergia mürgitab ookeani metsi ja elatusvahendeid. Tehtud. Tuuleenergiat peetakse energia ülemineku sümboliks, puhtaks, roheliseks, jätkusuutliks, kuid selle kuvandi taga peitub tume külg, millest poliitikud ja tööstusharu ise ei taha rääkida.
alates mürgistest kemikaalidest Põhja- ja Läänemeres kuni hävinenud ökosüsteemide ja tohutu mõjuni inimestele ja loomadele. Lähemal uurimisel osutub see väidetavalt roheline energia keskkonnale ja tervisele ohtlikuks. Näete, siin on saates või selles Report 24 on teine selline hea kommentaator Guido Granti, kes uurib põhjalikult materjale enne kui hakkab kirjutama ja rääkima. Ja näete, ta ütleb, energiapöördeid turustatakse poliitiliselt keskkonnasõbralikena. See hõlmab praegu enam kui 30 800 elektrit tootavat tuuleturbiini. Vaadake, kui palju neid on. Neid tiivikuid seal üleval põrinevaid, et pöörlevad seal ja osa ei pöörle, millest umbes 1600 asub avamerel. Vot need tuleb varsti kokku hakata korjama. Ja vot siis on tegemist jälle vaja ju Tehnikaülikoolis leida tudengid, kes hakkavad neid kokku korjama, sest need on ju kõrgel olevad ja neid tuleb ju nii ohtlikult pikali lasta, et ise alla ei jääks ja nii edasi, nii edasi. Ja näete, hiljutine rahvusvaheline uuring avamere tuulepargid, ainete võimalik eraldumine ja kuidas seda vähendada, mis viidi veel läbi 25. augustil, 25. Föderaalse merendus- ja hüdrograafia ameti juhtimisel ja milles osalesid need Prantsuse uurimisinstituut, Belgia põllumajandus, kalandus ja toiduainete tööstusinstituut, siis näete, kui palju neid kohalikke kontrollijaid ja neid teadlasi oli, paljastab, aga väga plahvatusohtliku varjukülg. Kokku satub avamere tuuleturbiinide töö kaudu Põhja- ja Läänemerre 228 erinevat kemikaali. Me oleme siin Läänemere juures vist omast aru. Või faktid on kõige olulisemad asjadest lühidalt. Avamere tuuleturbiinidest tuvastati 228 kemikaali, neist 62 peetakse keskkonnale eriti kahjulikud. Nende hulka kuuluvad ained, mis on potentsiaalsed toksiinid, endokriinsed häirid tekitavad, kantserogeensed, raskesti lagundavad ja võivad toiduahelas akumuleeruda. Näete, ta võib ju toiduahelasse kinni jääda, sööt jäävad kontidesse kinni või midagi nii edasi. No vot, need on need tiivikud, millest siin on ju räägitud ja et pöörlevad, et mis plast, mass, klaas, kiud ja nõukaajal olid ju ka ohtlikud need asjad olemas nagu klaasvatt. Tuli teda panna, aga selleks pidi riides olema ja maskid peas, sai neid seina vahele pandud vabalt ja rotti ega hiiri ei tulnud sealt sugugi välja, sest rottile ka ei meeldinud see karvane ja klaasikiu ja kogu lugu. Ja teine ohtlik oli selline, mida ka panti, oli ju need eterniitkatus. Siis soovitati ikka asjad selga panna, aga kui katusele oli veel pööning, siis see eterniit ei jõudnud kohale. Aga näete, siin on need tiivikud, tegid nad proovid laboritest ära, kui olid seal, näete, seal eespool olid need tehnokraadid ja mis nad leidsid? Need 64% ainetest kuulub orgaaniliste ainete rühma. No vot, see orgaanilised lagunevad väga hästi. Aga 19 on natukene raskendatud, on anorgaanlased. Seal tuleb kasutada happeid, et neid segada ja ära teha ja ligikaudu 70% kõigist keemilistest leketest on peamiselt ained, mis perinevad ohvri noodidelt või nendelt süsteemist või nendelt tiivikutelt. Näete, alumiinium, tsink, plii, kaadium, nikkel, mangaan, elavhõbe põhinevatest korrosioonikaitsesüsteemidest. Need on värvid, mis on peal on ja plast ise sees ja näete.
Nende lagunemise aja jooksul satuvad kemikaalid ookeani. No et kui ta nühib seal ära ja kui mõni tiivik katki läheb, ega neid tiivikuid keegi viitsi sealt mere põhjast tuukritega välja tuua, ta jääb siin. Nii nagu kaablid ja vanad laevad on siis, ega neid välja ei tõmmata. Aga vanad laevad olid ju puust ja metalli oli küljes, rohkem neil ei olnud, kui ta seal ära mädanes või kivistus põhja, leiti arheoloogiliselt sukeldujaid ja kuidas seal oli. Aga näete, siin on nüüd Mendelejevi tabel ligiduses ja need on nii rasked metallid ja nemad jäävad ju kehasse kinni. Ja ligikaudu 10% on õlid ja määrdeained, mis süsteemides tööks olulised. Lisaks võivad keskkonda sattuda jahutusvedelikud ja tulekustutusained. Need on kõik seal üleval seina peal olemas, kui ta murdub see kandel üleval, siis see on nagu, sõidab nagu soojak või vagun sealt alla ja seal on nad sees. Ja kriitika, energia, siire ookeanide arvelt. Need pikantne on see, et need samad poliitikud, kes muidu vannuvad Põhja Läänemere kaitsmele, no kes meil siin olid, need Gretad ja kõik need teised, et kõik on korras, need tiivikud töötavad, jätavad tuulikute laiendamise puhul need ohud ilmselt suuremeelselt tähelepanu. Näete, sest nad on suuremeelsed ka veel, head inimesed, suuremeelne, mittegi kitsarinnaline. Siia muidugi saaks panna veel sõna laiapõhjaline ka juurde. Ja võimude reaktsioonid. Liidumaa majandus ja energeetika ministeerium, näete, see on nüüd Saksamaa jälle, Saksamaa liidumaa. Meil ei ole, võiks ka olla majandus- ja energeetikaministeerium, oli kunagi, no nüüd on kliimaministeerium, ehk mõeldakse ka siin ringi, selle võiks küll ära vahetada. Vähendab selle olulisust, väites, et uuringul ei oleks mingit mõju föderaalvalitsuse laienemise eesmärkidele, kuna Saksamaa on ju rahvusvahelises võitluses pioneer, võrdluspioneer. No Saksamaa alustas, ma olen siin kordunud ühes saates ka lugesin dokumente ette, et esmakordselt rohepööret, seda kokkuhoitud majandust, nõnda nimetatud, mainiti 1980 aastal. Ja ta oligi pioneeriks siis. Mina olin ka pioneer ja sõjaväes on ka nüüd pioneerid, nii et see on siis kogu aeg olnud. Ka föderaalne keskkonnaagentuur on mõjudest teadlik. Sellest hoolimata kiireneb laienemine endiselt. Kuid fakt on see, et tuuleturbiinid toodavad aastas umbes 100 kilogrammi erinevate materjalide kulumist. Näete, need on nii suured labad seal kolmearulised ja tihendid ja mis seal on laagrid ja tuleb seda määret seal võllide vahel. Näete, kokku on nad saanud 100 kilogrammi tuleb aastas. Jagame ära, see number võib olla, sest 365 päeva on, et tuleb siin 100-200 grammi päevas, õli ja seda värvi ja siin see nikkel ja koobalt, mis on. See on täitsa arvutatav välja, seda ma usun. Kuna mul matemaatika on nagu sõber rohkem, kui ma üksinda olen, ka rahvast ümber ei ole, siis ma kipun arvutama. Nüüd kulumist. Pidage meeles, et see on iga turbiini kohta. Et mis on siis puudu? Konkreetsed andmed igal aastal merre sattuvate saasteainete tegeliku koguse kohta. Ei anta andmeid, kui palju kokku. Aga nemad said teada, need tuleb ja mis seal ees oli, mäletate üle 30 000 või palju seal neid oli, neid tuulikuid ja tuleb 100 kilogrammi aastas seda kahjulikku kraami seal, nii et seal tuulikute all võite arvestada, kala enam ei ela. Ja suuremad poisid vaalad, nendest maksa üldse rääkida. Need tahavad ikka sulistada korallides ja kaugemal. Ja näete põhjalik uuring Põhja Läänemere ökoloogilisest tagajärgedest. Ja läbipaistvad uuringud selle kohta, mille määral mõjutavad kalavarusid ja mereorganisme lõpuks ka inimesi. Näete, need on puudu, neid ei anta. Punasega ma kirjutasin, et millised asjad on ära
saasteaineid ei näidata, kui palju, mitu kilo läheb. me võime rääkida, siin oli suured ja väiksed ja lugege mu huultelt ja need on kõik, aga näete, siin on ju võimalik arvetada välja, sest on arvestatud Norrast, nii et kui lõhe on ja seal nad võrkudes elavad, kui palju seal nad seda kraami võtavad, neid ei tohi välja lasta. ja näete, siin siis saab veel järgmised punktid, mille peale nad läksid oma arvutustega, näete, Naivi on 40-kilomeetrine päikeseväli ja kuni 7 tuuleturbiini on Naivias, et mida tahab Saksamaa teha. Seal juurde hoolikule. Saksamaa tahab ehitada veel hiiglasliku 40 ruutkilomeetri suuruse fotogalvaanilise elektrijaama koos 600-700 täiendava tuuleturbiiniga. Eesmärk on toota aastas 300 000 tonni rohelist vesinikku ja transportida seda üle 12 000 kilomeetri Saksamaale. Vaadake, siin on neid lugusid, kus tahetakse Marokost seal 5000 kilomeetrit tuua, ära nüüd Naiviast tuua, Saksamaale ehitada 1200 transportida. Mõelge, kui palju kaablit läheb ja ma ei oska seda panna, kas nii palju rauda ja kokku leiab ja kuidas see ära tasub. Need sellised andmed on nagu utopistidel või mina saan aru numbritest, aga kui ei ole matemaatikat koolis õpetatud ja ei tohi õpetada matemaatikat, siis laps laseb nendelt ja nooruk laseb silmad üle, mis see number on siin, 12 ja 3 0 on järgi, ega see ei ole ju number midagi. Nii ja lähme siis jälle edasi, mis Indias toimub, sama nad on teadnud sellest. Sama küsimuse all, kas on see roheline energia on must või valge tõde, nad on läinud, näete, mis on Indias toimub. Seal raiuti maha üle 2,6 miljoni puu. Rohelise energia eesmärkide saavutamiseks tuleb päikeseenergia väljadele ja rajamiseks raiuda kuni 36 000 ruutkilomeetrit. Peaaegu Šveitsi riigi suurune ala, tahetakse Indias plats puhtaks teha. Ja edasi laastavad tagajärjed loomadele, lindudele, nad arvutavad kogu aeg, räägivad. Rändpelikanid ja teised linnud vigastavad end, sest nad ajavad päikesepinnad veepindadega segi. Näete, nad mõtlevad, et see päikesepatarei klaas on, et see on nagu merelaine ja meri seal ei loksu, lainet ei ole, paneb põmdi pihtaga, saab löögi ja ongi katki. Imetajad nagu metssead, mustad hirved, kõrbekassid, rebased ja gasellid võitlevad ellujäämise nimel. Vaadake, meil on ka, kui on need metsad ikka maha saetud ja maha võetud, siis räägime, oi, on jälle hundid ja on karud linna vahel jõlkumas, kuhu neil minna on. Nemad ei tule teilt kinnisvara ostma ema väikeste karudega. Tal on seal metsas olla, aga tal ei ole puid seal, tal ei ole selga sügada ja nad on ju ära, sest nad massaažis ei käi, nagu meil siin poliitikud saavad seal ka jõusaalis käia, seal Toompeal pidi olema ju siis. Need karud ei saa, nendel on metsa vaja ja nad ei nutta seal, aga kui võtad ära, siis nad tulevad linna prügikastide ja muude juurde, nii et mõelge. Ja näete, vee tarbimine, palju tahavad päikesepatareid Indias vett, näete. Päikesepaneelide puhastamiseks ja jahutamiseks ainult üksi India 4 piirkonnas vaja umbes 40 miljonit liitrit vett nädalas. Jagage nädal ära 47-ga, siis näete päevas palju läheb. Ja see toimub piirkonnas, mis on niigi kannatab äärmise veepuuduse all. Varem said põllumehed vett oma põldude jaoks kasutada. Tänapäeval voolab see päikesepaneelide farmidesse, hävitades kohalike põllumeeste elatusallikaid. Näete, väga lihtne on sellel värgil siin. No selle
tõega saime nüüd ühele poole, kas on must või valge tõde, kui need ülikooli teadlased tegid seal eespool, vaadake üle, ma ei hakka teile ette ütlema, muidu te ei viitsi vaadatagi võib-olla, aga nad on suure töö ära teinud ja näete, et on vaja ikka andmeid saada, palju siis meil seda mürki sisse tuleb kalade ja muudega, mõni seal ikka käib ja nii. Nüüd järgmine küsimus, kas Euroopas saabuv külm sügis tõstab ka elektrihindu? No elektrihinnad on igal pool ju nagu huvi äratavaks punktiks, näete külm sügis, kallis elekter, Euroopa energiapööre on jõudnud süngesse madalseisu, räägib Euroopast, nüüd ei ole Saksamaad üksinda. Elekter muutub taas kallimaks, selle peamised põhjused on elektri tootmise üha suurenev sõltuvus ilmastiku tingimustest ja ennustatud külmalaine. Nii et arvestage, külmalaine on varsti siin ka, detsembri alguseks tavaliselt ikka tuleb. Meil on veel nädal on, 2 võib-olla. Läheneb pimedate periood ja koos sellega kasvab ka elektrikatkestuste oht. Euroopa kogunes pimedal perioodi juba eelmisel koges, juba sai tunda eelmise aasta oktoobris, 24. aastal kuni veebruari 25. No, mõelge, kas meil on ka pimedaid aegu, meil on külma ka vist või? Lisaks oluliselt vähematele päikesepaistelistele tundidele, vaata oluliselt vähenesid. Ka kui palju meil neid päikeselisi tundi talvel on, kui on kõva kärepakane, päike natuke paistab, aga tuulikud siis seisavad. Mis kõva, aga tuult ei ole, ta kõrgrõhkkond jätab seisma. Selleks oluliselt väiksemate päikesepaistel tundidele oli ka oluliselt vähem tuuliseid päev. Selle tulemuseks olid järsud elektrihinnad. Nüüd kordub kogu asi. Näete, siin on ikka see minu sõna, et aeg on konstantne, loodusseadused ja asi kordub. Samal ajal kui kliimakultuse parteid, vaadake ja kultuse, oleme siin, enne oli Stalini kultus, nüüd on kliimakultus, vahet ei ole. Parteid jätkavad eduka energiapöörde üle kisamist. Tõusevad elektrihinnad märkimisväärselt, Prantsusmaal tõusis elektri novembris enam kui 4%, see on tänane, mis praegult on ulatudes üle 76 euro megavatt-tunni kohta, see on nüüd just tuumajaamaga Prantsusmaal. Saksamaal suurem rohelise ülemineku riigis tõusis samuti praegu peaaegu 4%, ulatudes veidi alla 100 euroni. Ka gaasihinnad tõusevad ligikaudu 83%, juures on gaasihoidlad sel hetkel mõistlikult täis, ainult 83%, nad alati olid 100% ju täis, aga ei ostetud. Kuid börsidel kauplejad teavad väga hästi, et niipea kui kütte käivitub, võetakse reservid kasutusele ja mida kauem ilm on ebasoodne, püsib seda kiiremini need gaasivarud ammenduvad. Nädake, siin on ju ohuht sees, et 27% on tünnid veel tühjad, tavaliselt pandi täis ja jäi natuke üle, aga nüüd võib olla, et on kuivale lähevad, kui on selline raske aeg on tuleb. Nii et Euroopa on siin, räägib Euroopast ja näete, siin ütleb ilusti mäng, mis tõenäoliselt lähikuudel kordub, energiaturgude reaalsus paljastab korduvalt rohelise plaanimajanduse illusioone, tuule ja päikeseenergia usaldusväärseks muutmiseks ei saa seadusi muuta, ütleme see on, ei seadusi rohelise ideoloogia elevandiluust tornidest. Nad ütleb, see on nüüd elevandiluust tornid, nagu nimetab tuulikuid, kus elekter ilmub pistikupesast justkui võlu ajal, ei mängi faktid ja reaalsus mingit rolli. Selle asemel näeme, kuidas energiahinnad hüppeliselt tõusevad, kägistades veelgi nii elakonda kui ka majandust. See kujuneb järjekordseks kalliks talveks, mis paljastab energiatööstuse pseudo-rohelise ümberkorraldamise nõrkused. Kuid õppetundide
õppimise asemel lükatakse energiapöörded uue kliimakultuse nimel edasi. Kuni kibeda lõpuni saame ikka tunda, pipar on ka kibe, küll see tuleb. Kuni saab öelda, eile olime veel äärel ja täna oleme sammu võrra edasi, no et üle ääres. Sest varem või hiljem suurendab see ka elektrikatkestuste oht. No sellest juba räägitakse ammu. Ja võtame siis viimase küsimuse, miks ikkagi 120 gigavatti tuule päikeseenergiat ei asenda baaselektrit, baaskoormat. Need ütleb, küsib ka kohe siin pealkirjas, kuna Saksamaa paigaldab üha rohkem tuule- ja päikeseelektrijaamu, saab üha selgemaks, et neist ei piisa tööstusriigi energia varustamiseks. Kõikumised on liiga äärmuslikud, olenemata sellest, kui palju energiat paigaldatakse, sest ilma ei saa kontrollida. Näed, kliimat võib ka öelda, noh ilma ei saa ka juhtida, prognoosida, et täna on miinuskraadid. Igaüks, kes vaatab järgmist diagrammi, mida on arvustanud Wernward Kraft. Seda diagrammi ei ole, kes tahab seda vaadata, kes tunneb üles-alla kõikumist, seal on. Näeb ühel pildil kogu Saksamaa energiapöörde tragikomöödiad. See näitab, et isegi peaaegu 120 gigavatti tuule päikeseenergia võimsust ei suuda tagada 1 megavatt-tunni baaskoormust. Näete, üle 10 aasta on poliitikud, lobistid ja kõikjal olev kliimapäästetööstus pumbanud miljardid sellest ilmast sõltuva elektri tootmise laiendamisesse. Tulemuseks on äärmise baaskoormuse all olev elektrivõrk. Kui tuuleturbiinid käivituvad, tuleb teiste baaskoormuste tootmiseks võimeliste elektrijaamade võimsust vähendada. Ja kui saabub tuulevaikus, peavad teised uuesti võimsust suurendama, nii et edasi-tagasi, nokk kinni, saba lahti, nii nagu oli üks laste raamatus Lauhü. Ja päikeseenergia puhul pole olukord ka parem, ta ütleb ilusti ära. Igaüks, kes küsib, kuidas saab tööstusriiki sellisel viisil varustada, saab poliitikutelt regulaarselt sama vastusele. Meil on neid lihtsalt rohkem vaja. No neid päikesepatareisid ja ära. Nad on endale kinnisidee võtnud ja mina nagu ütlen, et see on hullumeelne, kas on narkotsi uimas või viina uimas, et nad ei saa kuidagi sellest deliiriumist lahti, et meil on neid rohkem vaja, paneme veel ühe pitsi juurde ja võtame veel ja paneme siin aastaid, need 10 aastat. Õnneks meil nii pikalt ei ole sellise lollusega olnud, see on meil vedanud. Ja näed, siin ütleb ilusti füüsikale, aga roheline ideoloogia muljet ei avalda. Läheme suurele pildile. Saime natuke targemaks, loodame, et natukene mõistustarkust tuli juurde ja avanevad ka mõned silmad, kõrvad ja nii edasi, nii edasi. Nii et minu poolt kõik ja mis sa arvad, lisa ka. Ja aitäh. No minul tekitas küsimusi siin see punkt, et tuulik aastas 100 kilogrammi siis erinevaid materjale kulutab ära ja paiskab nii-öelda loodusesse. Et kui nüüd teha kiire arvutus, tuuliku eluiga on 15 kuni 20 aastat, see teeb siis 1,5 tonni kuni 2 tonni siis materjali. Tähendab seda, et see tuulik peaks olema 15 kuni 20 aasta pärast 1,5 kuni 2 tonni kergem. Aga uurisin siis ka, et palju see siis meretuulik kaalub, et see on 280 meetrine tuulik kaalub 5000 kuni 5400 tonni, ehk siis sealt 2 tonni, no samas jällegi ei ole nagu midagi ära raisata. Kuid kas on võimalus, et see nüüd, mis sealt loodusesse paiskub,
Kas erinevate hooldustöödega siis asendatakse, et siis see kulu, ehk siis seal on ju õli kulub, et siis hooldusvälbaga peab ju õli juurde lisama ilmselgelt, on ju. selge see ja selge see on ju, nendel on ju põhiliselt hüdraulika, nii nagu autol on ju need amortisaatorid. Ja vot need on kõige rohkem, just see õli, kui ta seal loksub, hüppab, mootor läheb käima, nii nagu autol on. Kontrollitakse ju veermiku kõigepealt, just see, kas on need esimene otsa veermikud või taga, just need ära, et see on hüdraulika osa, see on ära. Teine asi, mis nendel lähevad, on ju sama, on ju need laagrite ja need Simmerlingid, ütleme, lähevad ära, pöörlevad, nad ju pöörlevad, ta ju töötab kogu aeg ju. Ja on kõige hullem ja vot, mis siin on küsitud, miks siis neid elektrikke nii palju vaja on. No arvestage nüüd ise, kui tekib teil autoga mingisugune probleem on, ei lähe käima midagi, siis panete ju paela otsa, kui annab vedada, kui ei ole, siis tuleb tõstukiga auto järgi ja viib töökoja juurde, kus ta läheb töökoja tõstuki peale ja seal kõik need õlid ja kõik need ütleme, süsteemid vahetatakse. Aga seal on niimoodi, et kui ei saa vahetada ega siis üle ääre ja ega seal, ma arvan, et kui see remondimehed seal kohal on, ega nad ei hakka neid ämbritega tagasi tooma, läheb kõik sahinaga niimoodi, nagu ütleme, Euroopa tänavad on prügi täis ja nii edasi, nii edasi. See on minu subjektiivne arvamus. Muidugi peaks ju korjama, minusugune vana kooli oma ikka korjaks ära need õlid ja värgid ja mis seal on vana värka ja ülevalt alla vedada, aga kuidas nüüd tänapäeva noored teevad, seda ma ei oska öelda. Vot sealt tulebki see rämpsu värk. Ja siis on ju ta roostetab, tulevad tekkidega lahti, merevesi on soolane, nii et igat pidi ta kulutab rohkem kui maa peal. Aitäh sulle, Andres. Aga siinkohal panemegi saate siis kinni. Aitäh ja nägemist. Nägemist. Meil on Eestile plaan B.